Otsustasin praegu lambist, et teen vlogi-nädal minuga. Kell on juba 7:30 õhtul, aga mina siis teen. Ega mul ei oleks täna teile väga mitte midagi näidata, sellepärast et mul on päris madal seis, sest et ma olin alkoholi tarbinud jälle. Aga ma enne seda lasin nüüd ühe vlogi täna välja, et ma ei jaksa enam niimoodi. Mul on kõppes, ma ei taha sihukest elu elada enam. Ma ei taha juua enam. No suht ongi sellepärast, et ma olen, kuna ma normaalselt sõin, ma sõin, täna on esmaspäev ja ma sõin normaalselt laupäeval tööl. Ja mul tegelikult pea ringi, ma tahaks uksendada teiega. Uksendada juba sellepärast, et ma lihtsalt ei ole mitte midagi söönud. Ma olen vist varasemalt ka äkki rääkinud, et mul on siin suksed nagu ala toitumishäired olnud. Aga praegu on niimoodi, midagi üritan süüa. Kas sul mu täiega häirib see asi siin? See... Mulle öeldi, et see kosmeetik saab korda teha, aga ma pean tema juurde enne jõudma. Võt niimoodi. Miks mul madal seis on? Mul on iga kord, kui ma olen alkot joonud, iga kord on mul madal seis. Sellepärast ma ei tahagi enam sihukest elu elada. Ja mulle meeldib rohkem see elu, mis ma praegu nagu elan. Või noh, siis kui ma ka nagu kain olen. Siis see elu mulle meeldib kõige rohkem. Ja, sest et siis ma saan hoida ka enda neid faase nagu korras. Sest ma räägin, ma ei tea, mis faas on ja ma endiselt siiamaani ei saa aru sellest. Aga tundub, et mul on ikkagi segafaas, ehk siis üks päev on mul aktiivne, teine päev on depressiivne. Niimoodi siis lähebki. Et see on räige, see on nõme. Ja ma olen väsinud sellest. Jah, ma olen väsinud sellest. Oot niimoodi. Aga kohe niikuinii piiksub mu frita, nii et ma lähen üritan süüa, aga ma tunnen, et ma vist teen paar ampsu ja ma lähen uksendama. Ja ma arvan, et ma lähen uksendama või noh, ma üritan vähemalt süüa. Aga kahtlustan, et see kõik lõppeb vetsupotis. Nii et juhei, Katrin, sa oled nii imeline, suudad ise endale tekitada toitumishäire ka veel. Yes! Head ise mulle ja lähen vaatame edasi, mis saab. Update. Ma sõin 2 vingut. Ja kõik. Tõtte ma isegi nagu... Ma arvan, et ikka mingil määral praegu see näiteks mõjutab ka minu meeleolu või mingit sellist, et... Jaa, ma lubasin kunagi vlogimise alguses, et ma ei puuduta oma endist suhet ega mitte midagi, on ju. Aga tõtta, ma olen juba vaikselt hakanud lahti laskma kogu sellest teemast ja ilmselgelt ma kunagi ikka räägin nagu põhjalikult või nii, on ju. Aga see oli üks osa sellest, kus ma siis lõpuks olin. Vaat nii. Ja... Nii, ma pidin hästi kiiresti vastama. Aga selle eksin teema juurde. Ühesõnaga, jah, asi on juba nii kaugele läinud, et ma olen põhimõtteliselt juba lahti lasknud ja nagu naudin täiega enda seda vabat elu, on ju. Ja siis täna, on ju. Siis täna magan ja pohmakat välja või no ma üldse magan oma sihukest sitta tuju välja ja nii edasi. Siis ma vaatan üks hetk, okei, on ju, ta sõber oli, ta parim sõber oli laikinud mu ühte trenni reelsi Instagramis. Okei, fine, nagu, ma tean, olen arvestanud sellega, et seal nagu jälgitakse, on ju, ja see on niimoodi.
ja siis tuli üks like, väga ootamatu. Mõtlesin alguses, et mingi suva onju. Ja no ma üldse ei pannud algust tähele värke. Pärast ma korra vaatasin, mõtlesin, kuule, maru tuttav nimi on nagu. Teen lahti ja. Issand jumal küll. See on mu eksi uus naine. Ühesõnaga, ta käis haledalt stalkimas mind ja pani mulle kogemata like'i. Issand jumal küll. Suht rõve. Okei. Ja tõttus on kõige naljakam või? Siis kui ma olin eksiga koos, siis ta pettis mind temaga. Nii et jah. Oh my god, issand jumal, saate aru, see on õudne, kusjuures viimased mitu päeva ma olen kirjutanud mingi minevikust inimesed, mingi minevikust meesterahvad, kes mingi, ma tahan sind ja mis iganes, no. Kuule, kui sa oled minevik, siis sa oled põhjusega minevik, onju. Aga ma arvan miski, samas ma üritan täiega selle naljaks nagu keerata, onju. Me ei peaks nagu ennast kuidagi imelikult tundma või nagu istada. Aga ei, mega fun. Jälgige mind veel ja vaadake, ma nüüd ei taha olla see ego bitch, aga tõesti jah, ma ei jäänud sinna alla, kuhu arvati, et ma jään. Ma tõusen järjest rohkem ja rohkem ülesse. Seega näeme kusagil mingi aeg, ma usun. Jah. Aga oma 4 viinerit ma endiselt süüa ei taha. Ma sõin ära 2 viinerit ja ongi kõht nagu täis. Vot nii. Nii, see on viimane esmaspäevane klipikene. Ma avastasin just praegu, et ma olin oma vesti ära kaotanud sinna kohta, kus ma pidutsemas käisin. Mulle toodi see just praegu tagasi. Ma ei teadnud, et see on mul kadunud. Ma arvan, kui mul oleks võib-olla seda läinud vaja kunagi, siis ma oleks mõelnud, et okei, kus see on? Oot, üle enda 2 viineri ma pole endiselt mitte midagi söönud. Mul pea valutab. Ja ma võtan kohe praegu kõik oma rood ära ja ma lähen magama, sest et homme ma võtan teid kaasa endaga, sellest võttes, et mul on vaja homme podcasti jaoks teha ettevalmistusi, kuna homme ongi viimane päev podcasti ettevalmistuste jaoks, sest et reedel ma juba filmin seda, salvestan ja teie siis kõik lingid asjad loomulikult ma jätan alla. Mul on nii keeruline seda öelda. Ma unustan ära alati neid panna siia alla. Aga seekord ikka panen. Mis ma homme veel teen? Pesen pesu ja olen chillne. Ja siis ma vaatan praegu telekas, kuidas keegi viin ja siis vesi peale. Rõve. Jah, head ööd siis mulle ja homme näeme. Pead aega valutab täitsa pekkis. Oi. Liig varajane ärkamine ju. Hei, kell on 6 hommikul. Tegelikult pole kella 5 juba elavad. Ma ärkan praegu iga tunni tagant ülesse. Issand, ma nägin täna nii õudseid unenägusid. Ma vist nägin kõik võimalikud oma eksid ära unes. See oli suht creepy. Mulle ei meeldi, kui nad tulevad mulle unne. Võiks uneski vähemalt rahule jätta. Nagu selles suhtes on mu elus ka rahule jätnud, aga unes võiks ka juba teha pika või selle paksu suure selle.
jah. Aga mul on hästi palju ideid, või no mul ei ole hästi palju ideid, ma lihtsalt mõtlesin, et ma juba mõtlesin välja järgmise aasta suure projekti. Jep, aga alguses ma teen selle podcasti teema korda ja siis ma saan alustada järgmise aasta projektiga. Ma tean, et olete juba ära harjunud mu haigutamisega. Mu haigutamine on nii imeline. Ma räägin, varsti te võite šotte ka võtta minu haigutamiste peal. Täitsa õudne, kus mul käsi veriseb ja oh my god. Äkki nii on fine. Võib-olla. Vaat niimoodi. Aga ma ei tea, ma veel pikutan ja värk ja mõtlen, et tahaks magada tegelikult veel, ma ei viitsi mitte midagi liigutada ennast. Samas võiks nagu trennis ära käia. Päris hea plaan oleks, aga siis terve päev oleks vaba. Või noh, ei oleks seda mõtet, et ma pean trenni minema. Ma saaksin rahulikult podcastiga tegeleda. Proovin magada natukene ikkagi. See kõlab palju paremini. Ma veel magasin natukene. Natukene, ma ei tea, päris pikalt vist magasin, äkki 3 tundi või midagi. Aga tahaks veel tutvuda. Ja ma tunnen, et ma täna lihtsalt ei jaksa vist enam jälle mitte midagi teha. Sest et ma pean valmistuma nüüd 2 tööpäevaks. Aga teoreetiliselt päriselt me ei peagi täna erilist midagi teha. Podcasti asju ma võin õhtu poole ka vaadata. Või noh, jooksvalt neid siin voodis ka teha. Jah. Nii et ma arvan, et ma lasen endal veel täna olla ja puhata. Sest et jah. Sest et ei olegi võt jah, mitte midagi. Ühesõnaga, ma täna lihtsalt olen jälle ja lihtsalt chillin. Võtsin teid korra podcasti nurka, aga ma olen täna terve päev maganud ja vedelenud. Praegu käisin just koeraga poes, sest tal sai söök otsa. Aga teate, ma tahan teile väikse nagu ala koolituse teha või nii. Ma ei tea, kas ma olen kusagil juba maininud. Ma ei tea, kas ma olen kusagil maininud seda, et ma olen jõudnud elus sellisesse etappi, kus ma ei taha enam vanad moodi olla, aga ma ei oska ka kuidagi uut moodi olla. Tahan teile lihtsalt näidata seda, kuidas praegu nagu paberi peal see asi välja näeb. No, oletame hetkel praegu, mul on madal seis stressi pärast, mis on juba tegelikult vindunud mu sees. No alates juunikuu lõpus, juulikuu alguses, keskpaigani näiteks. Võtame siis, kirjutame siia stress, on ju. Nii, ma näitan siis oma vanad nagu kava, et mida ma olen alati teinud. Kui mul tekib stress, siis mis ma teen? Kannatan, sest et mul on täiskasvanu eas seda hästi palju nagu surutud peale, kannata. Ei ole midagi hullu. Teistel on hullem. Teistel on veel hullem. Mis siis peale seda kannatamist ma tunnen? Ma tunnen kurnatust. Stress, kannatan, kurnatus. Mis sellele siis järgneb?
ülla. Alkohol sellepärast, et ta leevendab, õigastab mind mingiks ajaks. Tead, selleks ajaks nii kaua, kui ma seda tarbin nagu on ja. Nii kaua. No praegu seda. Segab mul siin teha. Nii. Alkohol. Hüüumärgiga. Sest et see ei ole ainuke kord, kui siis nagu on alkohol on ja. Nii. Peale seda tuleb, ei tea, panen veel ühe korra alkoholi. Ja veel ühe korra alkoholi. Paneme 3 korda alkoholi. Nii. Kus ma... Sorry, mul vana mees ei suuda ära otsustada mida. Nüüd lähme vaatame stress, kannatus, kurnatus, alkohol ja lõpuks me jõuame depressiivsesse faasi. Ja nagu väga räigesse depressiivsesse faasi. Sest et nii palju, kui ma praegu olen lugenud, siis bipolaarse häirel on kõige hullemad need depressiivsed faasid, ehk siis need pohmakafaasid. Nii, mis me siis paneme? Depressiivne faas. Depressiivne faas. Depressiivse faasiga ei taha mitte midagi teha. Tööl on raske käia. Mas, иди гуляй. Masa. Nii, mis siis nüüd tuleb siin? Stress, kannatan, kuna sa saad hakkama, teistel on ju hullem ja. Tunnen ennast kurnatuna. Võtan leevenduseks alkoholi. Siis võtan veel ühe korra leevenduseks alkoholi. Siis võtan 3. korraks leevenduseks alkoholi. Ja siis ma jõuan lõppkokkuvõttes depressiivsesse faasi, kus ma siis ei taha mitte midagi teha. Mitte midagi. Ja ma ei taha ka tööl käia. Ma ei saa tööl käimisega hakkama tegelikult. No, praegu siiamaani ma olen käinud ilusti tööl. Aga raske on käia mul tööl. Et kui mul on nagu võimalik kuidagi šlangida, siis ma šlangin täiega ikka. Sest et mul on selline vaimselt olek praegu. Nii, aga mida ma tahan sellega näidata? Milles see kõik hakkab? See hakkab kõik stressist. Järgmine samm on kannatamine. See stress ja kannatamine, see on nii massidesse läinud ja tegelikult see alkohol. Mulle kirjutati kommentaaride all, et alkohol ei ole leevendus. Ja ma tean, et ta on, või no ta leevendus, ta on korraks leevendus selles suhtes, et ma nüüd viimasel ajal, kui ma olen tähele pannud, et ma olen alkoholi tarvitanud siis, kui ma tõesti enam ei suuda. Kui nagu kõike, mis ma olen nagu proovinud kasutada trennis käimist, võib-olla ma mõtlen kuidagi valesti, võib-olla ma mõtlen selle peale, et see trennis käimine peaks nagu kohe niimoodi nagu aitama, nagu näiteks mina ei tea, alkohol aitab või midagi. Aga ta ei, jah, ühesõnaga siuke masendav. Täiega masendav. Ja ma ei taha enam niimoodi. Ma näen, et ma ei ole keskel. Mind häirib see. Nii et
millisena ma näeksin ideaalis seda asja? Ma ei tea. Ma lihtsalt panen praegu siia kirja. Võt niimoodi. Ma võtan selle paberi psühholoogi juurde kaasa. Et läbi töötada selle asja. Ja ma vist kusagil ka mainisin seda. Ma räägin, mul on vahepeal mäluga probleem, kas ma kusagil mainisin või ei maininud või kus ma rääkisin või mis ma rääkisin. Sest et mul on nii palju rääkimisi viimasel ajal. Aga inimesed joovad sellepärast, et kusagil midagi valutab või kusagil midagi jäi ütlemata. Rohkem see siis võrdub nagu valutamisega, on ju. Mul nüüd ongi kokkulepe naabripligaga, et kui ma tunnen, et nüüd kohe-kohe ma tahan, siis ma lähen tema juurde ja me istume temaga maha ja räägime, mis nagu päeval toimus minuga. Et nagu välja selgitada, kus kohas see nagu valus koht on. Sest et ta näeb, kuidas ma kannatan nende asjade all. Ta ütles, et ta pole never ühtegi inimest näinud niimoodi pohmaka sündroomis olevat kui mind. Sest et ma nagu täiesti lülitan välja ennast. Ja ma ei vasta lihtsalt inimestele, ma olen 24 tundi, ma olen lihtsalt nagu istunud, et jah. Et niimoodi, aga selle asja juurde me tuleme veel tagasi. Jah, me tuleme veel tagasi ja ma näitan, mis siis me oleme psühholoogiga proovinud vähemalt mingi mustandiga kirja panna, milline see võiks nagu teistmoodi nüüd välja näha. Aga see on siis praegune selline. Et depressiivse faasi ajal ma mõtlen seda ka, et see võib ükskõik kellel olla. Depressiivne faas on ju kõikidel ju võib olla. See ei ole ainult minul bipolaarsel häirel, on ju. Et depressiivne faas on ikka kõigil. Võt nii. Et sellised mõtted siin õhtul. Aga ma nüüd lähen viskan taas pikali. Ma hakkan tegelikult teemantikkimist tegema. Ma näitan ka teile natukene. Mul emal on lihtsalt kuu aja pärast, kui täna on 25. Mis on kuu aja pärast täpselt. Kui on 26. on alla kuu juba. Aga tal on juubel ja ma tahan talle teemantikkimisest teha ühe asja. Ma vist äkki olen ka ma ei mäleta, kas ma olen asjadest rääkinud või ma ei ole. Täiesti kohutav. Jah. Ma lähen tegema seda asja ja kusjuures ma mõtlesin, et äkki ma prooviks täna mediteerida. Kuigi mina ja meditatsioon, see on nagu... Aga mina ei tea. Ei, samas. Hallo. Ma ei kujutanud ette, et aasta tagasi, et ma suudan ilma alkoholita pikemalt aega olla. Näete, suutsin. Arvasin ka, et ma ei suuda. Kusjuures ma mäletan, ma rääkisin sellest, et ma ei suuda mitte kunagi käia pannis ilma mullita. Mu lemmikmoll oli võlu. Praegu võlud väga ei joo. See on seda tore. Ma olen seda nii üle joonud. Ma arvan, et ma võib-olla olen kokku ära joonud. No julgelt võib-olla 100 liitrit. Seda võlut ühe aasta lõikes, võib-olla rohkem. Nii et võt kui lemmikjoot on mul oli. Jah, 100 liitrit 100 päeva põhimõtteliselt, jah. Jah, põhimõtteliselt kusagil üle 100 liitri isegi ma võidaks seda julgelt. Sest et ühel õhtul läks 3 pudelit. Vahest ka 4.
aga ma ei tea, ma vaatan, mõtlen, kas ma viitsin seda mediteerimist teha või mitte. Ilmselgelt vast ei viitsi. Ma loodan, et see diamond painting on hea meditations. Ja podcastiga ma ei jõudnud tegeleda täna. Ma ei tea, ma tegelen reedel siis sellega lihtsalt. Ma lihtsalt lasen endal olla. Sest et mul on vaja veel siin veel nipet-näpet asju teha. Jah, siin on veel vaja natukene asju teha. Siin on vaja taime ka panna rippuma, aga ma ei tea, vaatan, võib-olla ma räägin naabriplikaga. Ta viitsib äkki appi tulla dekoreerima seda asja. Tal niikuinii igav siin, nii et niimoodi, hehehehe. Kusjuures töö natukene pane. Või no, samas kui ma ütlen, toon parem, siis läheb halvaks. Kõik, tšau, paka. Nagu te näete, me oleme juba tudumajas. Tukunjunjud on. Kui sega vanameest. Vot, mul on prillid peas sellepärast, et nad kaitsevad sinise valguse eest. Eks siis enne magavaminekut ei tohi olla sinine valgus, vaid kortisool ja blablabla. Mida iganes. Mida iganes. Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et ma nüüd pean mõtlema sellele, et kuidas ma saaksin madalaks panna selle kortisooli, kuna kortisool on stressihormoon, siis stressihormoon on mul väga kõrge, millest oleneb sellest ja vähe sellest, et mul on kortisooliga kõrge, mul on bipolaarsus ja ma ei tea, missugune faas mul on, sellepärast, et ma solkisin oma faasi ära ja nüüd ongi mul ühesõnaga, hästi tore. Me nüüd läheme magama, ma panin endale Sherlock Holmesi käima. See mingi aitab täiega mind välja vahepeal sihukestest halbadest vöödest. Varsti, kui läheb külmaks, siis on Harry Potteri aeg. Harry Potteri maratoni aeg. Aga praegu on Sherlock Holmes. Ja ma tegin seda diamond paintingut. Painting. Ma arvan, painting on vist õige, on ju? Ei või? Ma ei tea, mul inglise keel oli 3. Ma jäin istuma ka veel 12. klassis selle pärast. Vot. Et jah, aga ma sain kõttu täis. Kui teid huvitab, mis nendest viineritest sai, 4 viinerist eile, ma sõin öösel ära. Ma nagu reaalselt sain öösel ära, need märkasin aeg-ajalt üles, sõin ära. Ma olen see, et ma öösiti ärkan üles ja tõmban piipu. Aga vähemalt ma ei söö enam magusat. Kumbki ei ole hea. Ei magus ei ole hea, ega piip ei ole hea, sellepärast, et see on nikotiin. Need ei ole kumbki head. Ma räägin, siin varsti elada on juba liiga hull. Tahaks nagu see vend olla. Mingi täiega chillib oma ette see on. Tal on täiega fun. See on muidu tema koht. Ta magab alati mu kõrval. Ainu. Vot niimoodi. Aga head ööd meile, sest et jah. Hommikul ma veel ei tea, kui ma peaks täna jälle hommikul olema jälle liigvara ja närkamine, siis mul on suure varba peal räige suur sinikas nädalavahetusest. Aga kui mul peaks olema, siis ma lähen trenni. Ja sest, et ma täna trennis ei käinud. Vähemalt siis homme minna trenni.
sest et ma pean niikuinii käima trennis, isegi kui mul on täiega madal seis. Pean niikuinii kas või kohalegi sinna ennast vedama. Teate, mis ma ütlen seda, et kui te ei viitsi liiga palju süveneda ja olla väga-väga terve inimene, siis ärge käige psühholoogi juures. Jah, ärge käige. Ja psühhiaatri juures ka ärge käige, siis te ei tea, et teil mingisugused haigused on olemas. Aga jah, kas ma olen väsinud sellest kõigest? Olen küll, sitaks olen väsinud. Ma tahaks korra elada nagu, kurat isegi ei ütle enamgi nagu normaalne inimene, sest et kui ma vaatan niimoodi ümberringis, enne seda, kellega ma olen nagu kokku puutunud oma elus on ja nad ei ole keegi normaalsed. Kõigil on mingi psühhotraumad ja mis iganes. Ja siis ma ei tea, kuidas me ju ei tea samas, kui ma ütlen, et normaalne inimene on ja siis ma ei tea päriselt, kuidas normaalne inimene elab. Võt, millised filosoofia minutid siin enne magamaminekut on. Ärge küsige, mis mu aju teeb praegu. Ma ausalt, ma ise ka ei saa aru. Ta on nagu pidur ja samas ta nagu laseb niimoodi ja siis on jälle pidur ja siis kes kunagi tahtis olla mina, ma võin teile täitsa tasuta enda elu üle anda. Mitte midagi, ma maksan isegi peale teile. Nii, on kolmapäeva hommik. Meil on juba koeraga ära jalutatud. Lagrants. Kohe lähme teisele kaamerale üle. Tegelikult ma olen kella 7 juba üleval. Sõltasin koeraga ära, pakkisin oma trennikoti kokku ja kell on praegu kohe saab 9. Et ma lähen trenni, kella 11 ma pean tööle jõudma. Et siis mul on cirka mingi 1,5 tundi aega trenni teha. Kust perseaugust ma võtan praegu, no vabandust, et ma niimoodi väljendan, aga kust perseaugust ma hetkel praegu võtan seda jõudu, ma ei tea. Ma lihtsalt pean hakkama saama. Lihtsalt nagu, mul muud varianti kahjuks ei ole. Ja, mu sõna otseses mõttes Pepo põleb. Et jah, mul muid varianti ei ole, et ma pean välja tulema sellega, mis mul on. Kahjuks hetkel on niimoodi. Ma olen trenni sellega. Ja pärast selle. Ma arvan, et ma enne peale trenni ka räägin midagi. Võib-olla mitte. Võib-olla juba õhtul ainult. Vaatame. No nii, nagu ta aru saata. Võib-olla ei saagi. Mul on juba õhtu. Ma kallan Miina-Marja Mahla välja. Ta on juba käärima läinud. Sõrva. Aga ma peale trenni ei jõudnud teha mingisugust videot, on ju. Sellepärast, et pesen kraaniga ära. Sellepärast, et koer on alati neljane koer. Võtta, nüüd te saate aru, mis mu ajus toimub. Nii, nüüd ma räägin. Peale trenni ma ei teinud videosid, sellepärast, et ma läksin juba kiiresti kohe töölainele üle. Mul oli vaja läbi rääkida asju seal, tšarki-värki ja tööajast, nagu te olete aru saanud, ei tee ma vlogi videosid, sest et ma keskendun tööle. Meeleolu, kusjuures ma olen täna, ma ei ole tänaks annaksid võtnud. Magasin ma oli sitasti, ma ei tea, kas ma hommikul rääkisin sellest rääkinud, on ju, aga vist rääkisin ju, võib-olla, ma ei tea.
Muidu ma ei kanna prille, aga need on sinise valguse prillid. Ma ei tea, kas ma olen seda ka rääkinud või? Ma räägin, mu elus praegu, mu üldse peas on praegu siuke puder koos, et ma ei tea, kellele mida ma rääkinud olen ja kus või mis ma olen. Mul ei ole üldse praegu. Ma ei ole normaalselt saanud magada. Ma arvan, circa nädal aega ja tõesti nagu... Võt. Aga praegu ma ei teagi, ma tahan süüa, aga samas vist peaks nagu sööma. Tegelen Nudge podcastiga. Podcasti alguse selle tegemisega. Mul on vaja seal disclaimer teha veel. Ja terviseks. Ja siis mõttes ma vist loen raamatut ja lähen magama. Mul on praegu siuke raamat nagu meeskonna juhtimine. Ma natukene boostin enda nagu neid, et olen ka mingil määral meeskonna juht. Ja mul on vaja natukene teada paari asju, kuidas efektiivselt. Minutid minu koeraga. Võt. Lähme siis juba järgmisele päevale. Võib-olla mitte, ma ei tea. Äkki ma veel tulen. Võtan telefoni kätte. Samas, ma ei tea. Ma olen väsinud tegelikult. Nii et... No nii, tere hommikust. Kui hea oli magada üle pika aja. Märkasin ikka üles, aga ma täna isegi sain sinna kõige viimases unefaasi. Siis ma nagu reaalselt puhkasin. Nii mõnus oli. Ja ma ikkagi pikutasin praegu vist kella 8 läbi. Ärkasin kell 7, aga ma pikutasin veel niisama. Või noh, ma üritin ennast välja harjutada sellest telefoni näppimisest kohe. Panin teleka käima. Savi, et telekas pidevalt käib, aga ikkagi. Mul on see, et kuna mul on ju ärevushäirega, lisaks ka ärevushäire on ju, siis mul peab alati midagi nagu taustal käima. Et muidu ma nagu tunnen ennast ebamugavalt ja mitte koduselt. Tänane päevaplaan on hästi lihtne. Hommikus söök, koer ja tööle. Ja siis koju. Täna trenni ma ei lähe, ma lähen homme trenni. Täna ma natukene taastun. Magaks hea peelega terve päeva vist maha täna. Aga ei saa. Tööd peab ka tegema vahelduseks. Kuidas ma ennast tunnen? No, ma ei tea. Liiga vara veel midagi öelda. Ma ei ole veel voodis püsti tulnud. Aga ma juba tunnen, kuidas mul tagakuklas midagi valutab ja kuidas mul hakkab silm tõmblema. Seega see tähendab seda, et see ei ole mitte midagi head. Ma olen varsti haigutamise kuninganna, ausalt. Täitsa õudne. Et jah, võt niimoodi. Ja siin on siuke pime, sest mulle ei meeldi, kui on hästi hele magamistuba. Ma olen uues magamistuas lihtsalt praegu ka. Ma ei ole veel jõudnud tegeleda temaga siin otseselt. Et jah. Elakuks annaks see ravi. Issand, kui halb mul jälle all on. Jälle iiveldab. Täitsa nõme on olla. Siuke... Ma ei tea, võib-olla äkki ma tõmbasin piipu üle. Tahtsin nii räigelt süüa. Aga ma ei söönud mitte midagi ja... Vaadake. See on mu kutsa seal. Ta sööb oma hommikumainust.
Millest ma rääkisingi? Ma ei mäleta. See, et mul oli kõht täiega tühi ja ma tegin piipu. Ja nüüd mul iiveldab täiega. Ja siis ma olen nagu mingi... Okei, ma lähen kohe teine putru endale. Ja sõrnikuid. Ja teen kuuma fritüüris oma lemmikud sõrnikuid. Mul on sõrnikud sügav külmutatud. Või no ma nagu preppisin endale ette ära ja panin sügav külma nad. Päris hea. Oot, kusjuures mulle meeldi, kuidas ma kuuma fritüüri töötab. Kohe kuulete. Te ei tohi niimoodi töötada muidu, aga ma ei tea, võib-olla plahvatab äkki mingi aeg. Ma ei tea, kas on kuulda või ei ole. Aga okei. Ma lähen tegutsema. No nii, 4. päev on läbi. Jõudsin koju, aga alati kohe jalutus käidud. Kui ma tulen kohe koju, siis ma kohe lähen jalutama temaga. Erandjuhtudel, kui ma ei lähe. Ma lähen suua andma, suua. Oota, kusjuures teades, missuguse huvitavaid asju ma täna teada nagu sai, siis üllatavalt kohe ma panen teid siia. Aps. Siis üllatavalt on mu meeleolu hea isegi, pigem positiivne. Ta on nagu nii positiivne, et ma nüüd otsustasin, et olgu parem lihases valu kui hinges valu. Nii et mul tegelikult lihased täiega valutavad. Aga jah, olgu ta niimoodi. Ja homme on mul siis armsa psühhiaatri aeg. Ma lähen psühhiaatri juurde. Ootame üle raviskeemi. Ja siis ma pean koju tulema, siis ma pean podcasti asjadega tegelema. Ja põhimõtteliselt, kui ma vähemalt teen kõik need asjad ära nii, et ma tulen peale trenni ja salvestan, siis on fine. Ma pean näis kodused toimetusi ka homme tegema, mida pesu peab küll pesema. Tööriideid muidu. Vot. Ja laupäeval ma siis vaatan homme hommikul, kuidas mul lihased on, et kas ma teen homme lihtsalt kardio või ma teen homme hoopiski jõudu. Ja laupäeval siis enne tööd lähen käin, teen kardio endale. Nüüd jah. Et nüüd niimoodi. Aga üllatavalt kuidagi siuke eks ma olen hästi palju vaevaga näinud, et mul oleks suhteliselt savi tegelikult. Sellest, et ma ei viitsi nagu väga avalikult seda rääkida, aga jah. Võt niimoodi, aga ma ei tea, nüüd vist peaks midagi süüa hankima. Mul on tore asi see, et mul on hommikusöögid asjad olemas, aga fucking õhtus pole mitte midagi süüa. Tegelikult mul oli supp keedetud eelmine nädal, aga ma arvan, et ma pean ta vetsupotist alla laskma. Nagu kõik ülejäänud toit, mis mul siin on. Siit kurki peale saab ainult kodujuustu süüa. Tegelikult ma olen veel siin. Peaksite nägema, kuidas Pokebooli töötaja hoiab avokaadot. Issand jumal, ma testin. Ma olen testija, aga kohe näitan. Kui maitsev. Tegelikult ma kusagil nägin, et võib niimoodi hoiustada. Ja siis ma mõtlesin, fine on ju, meil jäi pool avokaadot alles ja see avokaado oli ka. Ja minu kahjuks on niimoodi. Et kõik ei tasu uskuda, mis internetis räägitakse. Ja. Ma ei tea, ma saaks muna keeta. Ühesõnaga, ma mõtlen, mis ma sain. Aga ilmselgelt ma arvan, et ma keedan muna endale. Sest et midagi muud siin maja süüa. Mul on laispersega ja ma ei viitsi süüa teha. Mulle piisab sellest, et ma tööl teen süüa. Ja kodust ma üritan viisilt nagu asjadega läbi saada. Kui mul on pappi, siis ma tellin endale toitu koju. Taa!
vot niimoodi. tore oli, aga Katrin nüüd läheb toimetama oma õhtuseid asju. tere hommikust. Eile siis möödus, ei möödunud õhtul ma seiklustada. See on siis mina rahulikult õhtust köögis naudin. Ja otsustab mu koer siis, et võiks mängida ja lähen siis otsin mänguasja, võtaks pliidi selle kõrvale on ju, pliidi taha õigemini, mina ei tea, mis ta seal täpsemalt, no ta läks mänguasja minu meelest otsima. Sest ta varem ta ei ole seal chillinud. Ja vaatasin, ma kuidagi maru pikalt jääb sinna seis. Ma mõtlesin alguses, et äkki mänguasi kinni või midagi. Aga ei, mingi kahtlen muu tegevust toimub, siis tõusin püsti nagu on ja hakkan teda ära võtma sealt. Siis ta läheb maru närvi, siis ma sain aru, okei, seal on mingi toit järelikult. Teate, ma oleks mõelnud kõike muud, aga mitte seda. Ma oleks mõelnud, et äkki võib-olla hiir surnud või mingi siuke asi on ja. Ma ikkagi elan vana paneelmajas on ja mis whatever on ja. Prusakaid mul ei ole. Tui. See on mu kõige õudsem asi vist. Kunagi elasin ühe olendiga korteris, kellel seal olid prusakad, mis ribis oli. See oli päris vaja. Aga mis armastuse nimel ka räädi. Ja ma panin taskulambi käima ja teate, mis ma seal avastasin? Täitsa putsis. Vabandust, ma ropendan, aga ma eile terve õhtu lihtsalt ropendasin. Ma olin nagu lihtsalt nii šokis. Ma leidsin seal surnud linnu. Sõna otseses mõttes surnud linnu. Saate aru, kui confused ma olin omadega või? Esiteks ma hakkasin täiega kartma. Ma ei tea, ma helistasin isale, ma helistasin naabriplikale. Tahtsin tulla selle ratta, et tuleks viskas minema selle. Siis ma helistasin vennale, siis ma helistasin isale. Ja siis isa oli minuga telefoni otsas nii kaua, kui ma selle ära siis viskasin. Aga sorry, magasin halvasti. Ilmselgelt ma magasin halvasti. Mul on mingi kurat surnud lind selle pliidi taga. Täitsa haigene. Ja saate aru, ma hakkasin nagu räigelt mõtlema selle peale, et kuidas nii? See ei ole reaalne. Mingit roiskumist haisu ei ole olnud. Ma tean, kuidas loomade roiskumishaisu, ma tean seda. Olen maal elanud lihtsalt. Ma olen tunda saanud seda rõvedat roiskumishaisu. Nagu ei olnud sihukest asja. Okei, fine, ma läksin magama, jäin magama ära ja siis ärkasin 4:30 hommikul üles ja mul sai kõik asi selgeks. Ja siis ma kirjutasin sõbrannale ja ütlesin, ma nüüd tean, mis juhtus. Ma olen enam kui kindel, et see oli nii. Ühesõnaga, nii kaua kui magasin, ma analüüsisin seda lindu. Ta päris skelett ei olnud, aga ka roiskumine oli läbi saanud. Võimalik, et see ahiga teda natukene kuivatas või see pliit on ju. Sest et kui ma hakkasin seda pliiti nagu ära võtma sealt, et puhastada seda kohta, siis pliit oli kuum, sest ma olin just seal mune keetnud. Okei, on ju. Ta circa võib-olla nägigi välja 6-ajaline, et ta oleks nagu 6 aega seal olnud. Aga huvitav on see, et kui ma teda liigutasin ja hakkasin ära võtma, tuli hästi õrnalt seda roiskumishaisu. Hästi õrnalt tuli. Põhimõtteliselt suht kadus ära. Ja siis nagu
kuule, aga ma ei tea, mis mul peab viga olema sellest, et ma ei tunne roiskumishaisu. Ei, ma olen nagu hästi pedant nende lõhnade peale. Ma nagu, ma ei tea, ma isegi tunnen, kuidas mina no ma olen hästi tundlik lõhnade peale, see on nagu fakt. Ja, see on nagu fakt. Ja minu järeldus oli selline, et kuu aja jooksul mul ei ole olnud ühtegi võõrast inimest korteris ilma minu järelevalvet ainult kui üks. Ja see on mu skämmer, Tauri Lauri. Ausalt öeldes ma ei imesta, kui see on tema, sellepärast, et ma jätan ka kohe siia samma jätan screeni. Kus sa mulle siis kallikene tõi kell 4 öösel seisis mukse taga, pildistas must ja öeldes, et miks sa magad? Umbes, et ära ainult kurjaks saa või midagi sihukest. Ühesõnaga, seda screeni pealt näete kõik. Nii et ükski minu meelest normaalne inimene ei tule kell 4 öösel kellegi ukse taha sihukest asja tegema. Ma ei imesta, kui ta mingit rituaaliga seal tegi ausalt öeldes. Sellepärast ma nagu kahtlustangi, et see on pandud mulle sinna. Mitte see, et ise lendas ja nii edasi. Mu koera oleks ammu selle ausalt lõhna üles võtnud, roiskunud lõhna. Me teate ju väga hästi, et roiskunud lõhna peale koerad lähevad või loomad lähevad täiega hulluks. No vähemalt koerad lähevad hulluks. Ta oleks mul seal elanud, seal kurdi pliidi kõrvalne. Nagu, jah, ma ei tea muud seletust, ma ei oska nagu öelda. Pliiti ma väga hullud suvel ei kasutanud. Ma olen nagu kuumaõhufritüüri nagu rohkem kasutanud. Nii et siuke tore seiklus, täitsa lõpne. Issand jumal küll. Ja kui see ongi niimoodi, siis see on fucked up ausalt. See on nagu, see on ebareaalne. Ja siis ma pärast pole imestanud. Miks ma mingi imelik kokku korin? Ei no see on naljakas, see on nagu ausalt, see on nagu hüsteeriliselt naljakas, ma ütlen niimoodi. Aga jah, täitsa lõpp. Aga õnneks mul sai see koht ära koristatud ja linnu viskasin aknast välja. Mis ma teen temaga 11:30, ma panen ta endale prügikotti ja sest mu prügikotis oleks, mu kurdi koer oleks selle prügikotiga 1-0 teinud ära ja siis ta oleks ära söönud selle, mis seal on süüa ja siis oleks pekkis mul olnud, mul oleks koer kärs surnud. Sest ma ei tea, mis selle linnuga oli. Jah. Aga miski pärast kahtlustan, et see ongi see sama versioon, mis mul kell 4 öösel torkas. Ärge küsige, mis ma kell 4 öösel üles ärkasin ja selle peale tulin. Ma ei tea, ma olengi imelik. Hea küsu mulle, aga ma räägin kiirelt ära. Käisin psühhiaatri juures. Psühhiaater oli üllatavalt rahul minu seisundiga. Ehk siis mul on stabiilne olemine ja me siis natukene muutsime raviskeemi, ainult natukene, et vaatame, kuidas see nagu mõjub. Et kui midagi on, siis me lihtsalt nagu paneme, võtame ära. Põhimõtteliselt me oleme siukses heas olekus. Ehk siis nagu rahuldav on kindlasti see raviskeem. Võt niimoodi. Selle linnusaaga juurde tagasi tulles korra. Ma küsisin ChatGPT käest,
ei ole reaalne, et ta muumiaks muutus mul seal. Ehk siis see oli juba pandud mulle sinna muumiana. Vot niimoodi. Sest et seal see keskkond, mis mul seal nagu pliidi taga on, et see ei anna talle seal võimalust muumiaks muutuda. Jah. Ja roiskumist ka ei olnud nagu tunda. Ma tunnen, ma ei tea, kui te teaksite, milline mu nina on, siis võib-olla te saaksite aru, et no tõesti, no sihukest haisu ei saa nagu üldse tabamata jätta. Mu meelest ma juba vahest on niimoodi juhtunud, et koer on nagu hädatuppa teinud. Ma hommikul olen silmad lahti teinud ja ma olen juba aru saanud, et fuck, ta on tuppa teinud. Või siis näiteks olen koju tulnud ja juba ukse pealt tunnen, et ma pean vist koristama hakkama. Niimoodi. Aga ma nüüd söön ära ja siis ma tegelen podcastiga. Mul on vaja siin meil teha, kanal vaja teha YouTube'i, stsenaarium kokku kirjutada, sest et ma täna salvestan esimest episoodi ja siis mis veel? Ja siis ma pean ajakava paika panema septembris, et mis kuupäevadel ma salvestan järgmise episoode. Ja siis on nagu, jah, siis mul on vaja veel ühele inimesele ka kirjutada, küsida, kas tal oleks nõus septembri lõpus osalema mu podcastis. Ja vot niimoodi. Ma ei tea, kas ma täna trenni jõuan, ma arvan miskipärast, ma lähen täna jalutama. Täna vast jalutan äkki mingi 10 kilti. Ja homme enne tööd siis lähen käin trennis läbi. Aga ma ei tea, see võib kõik puutuda veel. Okei. Ma lähen oma imelist hommikusööki sööma. Suva, et kell on kohe 12. Keda kotib. Ühesõnaga, mu tuju on sama kaka, kui väljas on ilm. Ma ei tea tegelikult, kas väljas sajab või ei saja. Te otsa küsite, miks me tegeleme vabal päeval tööasjadega, aga kahjuks me peame vahepeal tegelema tööasjadega veits. Vabal päeval on selliseid olukordi, aga neid on suht harva juba viimasel ajal. Vot. Ma ei tea, ma selle podcasti salvestamisega persse küll. Hakkab jälle mingi pihta see, et nagu räägitakse, et siis kui liigud õiges suunas, siis tulevad, ole valmis selleks, et sul tulevad takistused, raskused, kõhklused, ja siis ühesõnaga, saad aru, ma hakkasin tegema nagu podcasti meili selleks, et saad nagu YouTube'i regada konto, on ju. Arvake ära mitu korda. Ma rupendasin, läksin närvi. Kõik võimalik, mis seal oli võimalik, lihtsalt läks pekki. Arvuti läks keset registreerimist lihtsalt lampi kinni. Siis regas üldse mingi vale meili. Ma ei tea, ja siis YouTube ei töötanud, ei lasknud mul. See on õudne, palju ma haigutan. YouTube ei lasknud mul teha muudatusi kanalil ja ma ei tea. Siis ma mõtlesin, et okei, fine. Ma olen tann omadega ja tulen, pikutan natukene. Siis ma võtsin telefoni kätte ja siis hakkas see tööasi pihta. Siis ma olin nagu, nüüd ma olen siin mingi lihtsalt mõtlen, et mis ma teen. Mul on vaja, ma teen selle podcasti ära, see on nagu kindel, et ma teen selle ära. Aga ma ei tea, ma praegu tunnen, et mu patareid on tühjad. Mul on peas mingi 100 000 mõtet. Tegelikult mul on nagu, kui siseneme mu aiu, on ju, siis paremal ja vasakul pool on riiulid, on ju. Hästi pikad oletame, ma ei tea, mingi meetrised riiulid, on ju. Või kõige lakke sinna riiulid. Võt.
ja siis kõik need sahtlid on välja tõmmatud. No seal on sahtlid on ja kõik need sahtlid on välja tõmmatud. Täpselt samasugune mu pea praegu ongi. Ma ei tea, mul tuleb järsku see meelde, too tuleb meelde, see tuleb meelde. Ma ei tea, flashback ib üldse mind kuradi 5 aastat tagasi mingisuguses olukorda, on ju. Et ei tea, mul praegu siuke pigem, ma ei tea, mis asi see on. Ma ei tea. Teoreetiliselt võiks magada tunnikese. Võiks, aga ei pea. Ja võiks jalutama minna, võiks, aga jällegi ei pea. Tegelikult peab küll ära käima, sest ma pean poes käima. Koeral toitu ostma. Rääkisin koera loomaarstiga rääkisin. Ja siis arst kahtlustab, et mu koer on seniilne. Ja tal võib mingi dementsus juba peale tulla. Ta on ma hakkasin täiega naerma, mõtlesin. Tehakse loomaarst ainult, kes selle koera perenaine praegu on. Tal on suht raske bipolaarsega elada. Ja ma ei tea, mis ma nüüd teen. Ma mõtlen natuke ja siis mõtlesin. Eks te kohe niikuinii saate teada, mis ma valisin. No nii, õhtu on käes. Ja mis ma tegin? Aga vot mina käisin 10 kilomeetrit jalutamas vihma all, täitsa jalutasin. Kohe panen, ma arvan, et te räägite juba enne seda klippi. Või siis ma panen selle praegu vaheklipiks. Ma ei tea, vaatab monteerimise aja. Aga siis ma tegin podcasti episoodi ikkagi ära. Ma sain oma mõtted puhtaks jalutatud sõna otseses mõttes. Ma olin nagu megalt tegelikult väsinud, mul jalad trennist ka üleeelsest trennist nagu valutavad. Aga sobi, ma ütlesin ise endale, sa ei lähe enne koju, kui sul on kõik mõtted ära jalutatud. Koju ei tassi seda sita, nagu pole vaja. Mingi palju probleeme igasugused siin elus. Vot niimoodi. Aga praegu ma täitsin enda vitamiini selle karbi ära. Rohtude karbi õigemini. Vitamiinid on seal rohkem. Täitsin selle ära. Nüüd ma teen endale õhtusöögi. Kell on 9:30, aga okei, fine. Mul oli enne tegemist. Ja ma ei tea, mis ma veel räägin. Enam polegi praegu mitte midagi rääkida. Jääb nii nagu on. Ühesõnaga, ma lähen sööma. Kõhtu jõu mõelda. No nii, mul sai söödud. Ja nüüd ma siis lähen magama. Sest et ma ei ole kindel. Ma ei hakka endale äratuskella täpselt panema. Kui ma ärkan ülesse mingi 7-8 ajal, siis ma lähen trenni enne tööd. Kui ma ei ärka ülesse, siis ma ei ärka ülesse. Või noh, siis ma ärkan äratuskella peale, mis on küll 9. See on kindel nagu. Ja ma olen homme tööpäev. Niimoodi. Kurb. Aga peab minema. Raha vaja teenida. Tere hommikust. Mina trenni täna ei jõudnud, kuna ma magasin kella 8-ni. Siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt lasen endal pikutada täna. Ja ma ei taha siit ära tulla. Tahan edasi pikutada, ma tahaks täna üldse lõpetada täiega. Aga ma ei saa, mul ei ole muid varianti. Pean kahjuks tööle minema. Kuidas mul meeleolu on? Ma ei tea, segane. Mul on praegu nii... Ma olen juba maininud seda, et mul on praegu peas nagu, mina ei tea, mingi kuradi puder ja kapsad. Ja nagu meele on nagu isegi stabiilne ja samas nagu ei ole, siis ei ole stabiilne. Aga ta on siuke, mina ei tea, veider on. Ja mul siuke kahtlane tunne, et mul täna tuleb saanaksi päev. Sest mul on siuke nats veider olla. Aga jah, magasin ma küll täna hästi. Nagu enam-vähem hästi nagu. Ärkasin vist 2 kordadesse. Jah. Vot niimoodi. Aga
ma veel pikutan ja siis ma hakkan alles liigutama. Mitte, ma ei taha süüa ka täna hommikul. Enne kui ma korra üles ärkasin, siis ma tundsin, et ma tahan süüa. Et kõht oli tühi. Aga arvatavasti mu kortisooli tase tõusis siis, kui ma ärkasin üles, ma võtsin kohe telefoni. Sest et ma üritasin ennast niimoodi üles äratada. Ma olen see loll komme, et ma üritan ennast niimoodi üles äratada. Aga ma pean sellega tegelema. Ma juba tundsin, kuidas ma lähen närvi. Ja kõik ma ei taha enam süüa. Tore. Sest me täiega kortis oli ja siis pärast pole imestama, et miks me Xanaksit tahame. Magaks veel mingi paar päeva. Oleks nii tore. Nii aeg oleks ka vlogida nüüd õhtul. Ma avastan täiega, sest et ma käisin jooksmas. Mind ja mul tatti täiega voolab nüüd ninast. Võt, aga hea, kuulest õigesti, ma käisin peale tööd jooksmas. Sest et ma mõtlesin, et mul eelmine nädal oli ülikeeruline stressi mõttes. Ja emotsionaalses mõttes siis. Noops. No. See nädal on veel hullem. Võt, ja võite öelda mulle, et ma olen tubli. Selles suhtes mind kutsuti välja. Aga ma ütlesin, ma ei tule. Ma lähen jooksma. Hopski. Võt, ja siis nüüd ma käisin 3 kilomeetrit jooksmas ära. Mul on pea selge. Ma nüüd tean, kuhu liikuda, mida teha. Võt. Ja ma ei tea, ma käisin pesus. Söön kiiresti ära ja siis ma lähen magama. Ja ma lähen tööle uuesti. Ja ma ei tea, kas mul kaameras nagu tundub, et mul nagu hakkab peenemaks jääma kuidagi. Ma arvan, et mulle tundub lihtsalt. Et ma siin vaatan mingi, ma ei tea, suht suksed poopidi. Isse juba täiega hoian avastust kinni. Mul tatti täiega lippab. Aga kõik oma tulemused ja asjad ma siis näitan. Nii et saate näha, kuidas mis. Aga mina nüüd lähen rõdu pealt korjan oma tomateid, sibulat ja lähen teen õhtusöögi. Söön ära, siis ma lähen magama. Nii et head tööd mulle ja teiega näeme kohe juba paari sekundi pärast ja hommikul. Nii kohe. Niimoodi ma olengi peale seda laupäevast jooksmist, aga täna on esmaspäev ja tõesti pühapäev jäi vahele filmimata ja ma filmin nüüd kiiresti ära ja siis ma monteerin ära ja siis ma lähen ülesse. Aga mis ma tahtsin öelda, eile oli mul meeleolu, milline mul okei oli, suht okei. Okei oli. End lihtsalt tatti lippas täiega ja pidevalt siit kõditas ja tahtsin avastada ja siuke hästi, mitte siit valutas ja siuke meh oli olla. Aga meeleolu oli norm, sest et meil on ju meeleolupäevik, eks ole. Nii. Eile ühesõnaga nagu, ma olin nagu, jah, see skämmeri saaga vist nagu jätkus on ju lõppkokkuvõttes, ütlen kohe ausalt ära, ma kasutasin seekord arukaarte, on ju. Ma kasutan neid ausalt. Ja mulle see lind oli meelega sinna pandud ja see oli teatatud inimese poolt mulle pandud sinna ja mulle taheti tõesti neidust peale panna. Sitta mõtlesin. Ma ei oska nagu mitte midagi öelda. Mul on nagu hüsteeriline naer praegu kogu selle enda elu üle, mis mu elus nagu toimub, on ju. See on õudne. See on nagu, ma ju elasin ju nii head rahulikku elu nagu, mis toimub nüüd? Öelge mulle palun, mis nüüd toimub? Jah. Aga selline siis oligi nädal minuga. See oli nagu alati
jah, aga ma ütlen seda, et see episood või noh, see osa oli siis kõige raskem. Sest et mul oli tõesti emotsionaalselt väga raske olla. Üks hetk mul oli hea, teine hetk mul oli halb ja niimoodi mul siis ta jooksis edasi-tagasi. Ma hästi palju kahtlesin, ega ma kahtlen täna siiamaani. Täna aga mul tuleb podcasti osa välja. Kas ma kahtlen, et ma tahaks üles panna? Jaa, täiega kahtlen. Täpselt samamoodi ka nagu esimese vlogi osagagi ma kahtlesin ju. Ma ju lõpuni mõtlesin, et ma ei tee seda. Ja minu eest isegi laeti üles seda. Sest et ma kartsin laadida. Aga pärast pole kõik asjad, ma võtsin nagu vist 3. episoodist, ma võtsin juba ise vlogi selle asja üle. Võt. Nii et jah, siuke tore asi ongi. Ma ei tea, vlogi või selle podcasti asja lingi jätan alla. Ja ma arvan, et ma jätan alla. Ilmselgelt ei jäta. Vaimne tabuu, podcast Vaimne tabuu muidu. On YouTube'is. Võt. Ja kui ei leia, siis Instagramis podcast Vaimne tabuu. Sealt saate ikka lingi kätte. Jah, võt niimoodi. Ma lähen nüüd monteerin ära ja siis tuleb mega pikk monteerimine, sellepärast et see materjali on jälle mingi 40-50 minuti peale. Võt. Kõik. Näeme juba järgmises vlogis. Bye!